Tere õhtust, head Õhtulehe vaatajad ning tere tulemast otse-eetris Viimsi kooli spordikompleksi Eesti saali jalgpalli meistrivõistluste poolfinaalseeria Tallinna FC Kosmose ja Tallinna SK Augur Enemati vahel algab selle kohtumisega siin ning Eesti meistrivõistluste reglemendi järgi poolfinaalid mängitakse 2 võiduni ehk et täna kindlasti finalist veel ei selgu, küll aga saab selgeks meeskond, kes seda poolfinaalseeriat 1-0 juhtima asub. Kodumeeskond Tallinna FC Kosmos siis helesinistes ning külalismeeskond Augur põhiturniiri võitja ning valitsev Eesti meister mustades vormides. Ning nagu öeldud, poolfinaalseeria esimese kohtumisega on tegemist. Teises poolfinaalis on hetkel käimasolevas kohtumises, mis samuti Õhtulehe otse-eetris nähtav, vastamisi Narva United ja Nõmme BSC Olübet. Sealt tuleb siis teine finalist ning poolfinaalseeriad saavad hiljemalt läbi järgmise nädalaga, aga esmalt siis täna mõlemas paaris avamängud ning need toimuvad siis üks Narvas ja teine siinsamas Viimsi spordihoone või Viimsi kooli spordikompleksis. Mängu enne loosimine peakohtunik Neeme Neelait seda läbi viib, tema assistendid täna on Marko Liiva ja Rein Väin ning paistab, et poole võitis Augur ja palli saab endale Kosmos. Mänguaeg on tavapärane 2x20 minutit, aga et mängitakse alati kindlasti võiduni, viiki see mäng jääda ei saa, siis on ette nähtud viigilise normaalaja korral 2x5 minutit lisaaega. Kui lisaaja järel on seis samuti viigiline, järgneb penaltiseeria. Penalteid lüüakse saali jalgpallis 6 meetri pealt. Nii et igal juhul tänasel mängul võitja on ning see võitja asub siis seda poolfinaalseeriat 1-0 juhtima. Siin ka meeskondade koosseisud. Kui Tallinna FC Kosmose ridades torkab silma mitmeid murujalgpallis Eesti meistriliigas mänginud mehi, siis sama kehtib ka SK Augur Enemati kohta, aga Augur Enemati ridades samuti ka siis Eesti rannajalgpalli meistrivõistlustel mänginud mehi on. Kõik on kohtumise alguseks valmis ning vaatame, mis siis siin Viimsi spordikeskuse saalis juhtuma hakkab. Enne käesolevat kohtumist peeti siin üks mäng juba täna on peetud, see oli meistriliiga üleminekumäng, kus Tallinna Ararat alistas 8-6 Tallinna Rinopal Ajaxi ning jäi võõrsil löödud väravate reegli alusel meistriliigasse püsima, sellepärast et olid nad võõrsil kaotanud 7-9, nüüd kodus võitsid 8-6, nii et üliväike marginaal seal oli, aga Ararat meistriliiga koha säilitas. Kohtumine on aga alanud ning Tallinna Kosmos helesinistes vormides ja Augur mustades vormides Eesti meistrivõistluse poolfinaalseeria avamäng ning kohe nõuti seal Audi sisselööki Augurilt, aga kohtunik Marko Liiva näitas, et mäng võib jätkuda. Vale sööt nüüd aga Erik Grigorjevilt, pall jõuab tagasi väravavaht Mark Boskinile, kes paneb selle kiiresti mängu. Põhiturniiril kohtusid meeskonnad omavahel 2 korda, nagu üldse reglement Eesti saali jalgpalli meistrivõistluste meistriliigas ette näeb, ehk et 8 klubi pidasid omavahel 2-ringilise turniiri ning Augur ja Kosmose mõlemad mängud lõppesid analoogse skooriga 2-1 võit ning mõlemal puhul oli võitjaks Auguri meeskond, kes võitis siis esmalt 13. novembril kodus 2-1 ja siis 9. jaanuaril ka siin samas Viimsis ehk võõral väljakul samuti 2-1. Nii et omavahel 2 korda on tänavu vastamisi olnud ja Augur on saanud 2 nappi võitu. Nende kohtumiste põhjal otsustades on siis täna ootama sees väga pingeline ja tasavägine mäng. Vaatame, kas need 40 minutit normaalaega seda ka ootust kinnitavad või mitte. Palli alguses hoiab ning siit teenib karistuslöögi Kosmose meeskond. Minut mängitud täpselt, kui see on siis esimene viga nüüd Auguri meeskonnalt. Saali jalgpalliga esmatutvust tegevatele Õhtulehe vaatajatele olgu öeldud, et saali jalgpallis kehtib reegel, et kui poolajaga teeb üks meeskond 5 viga, siis alates 6. veast kõik vead karistatakse 10 meetri karistuslöögiga, mis on siis 4 meetrit kaugemalt kui penalti, aga muidu analoogne ehk et 1-1 löök väravvahiga. Selles mõttes vigade arv on oluline ja akumuleerinud vigade
vigade akumuleerumine on meeskonna jaoks probleem. Siit aga väikene rikošett ning mäng jätkub Kosmose nurgalöögiga. Ja kõikide standardolukordade lahti mängimiseks on saali jalgpallis reeglite järgi aega 4 sekundit. Siin Erik Grigorjev pääseb 2 korda löögile, esmalt blokeeritakse, teine löök läheb üle ja Madis Rajandol Auguri väravahil on nüüd võimalik pall mängu panna. Ja samuti on 4 sekundit aeg ka see, mille jooksul peab väravaht pallist vabanema, kui ta on sellel ka enda väljaku poole peal. Vahet ei ole, kas ta valdab seda jalaga või käega. Ehk et enda väljaku poole peal väravaht ei tohi palli hoida üle 4 sekundi. Augur mängib Audi sisselöögi lahti. Auti mängitakse siis jalaga, väravaht võib palli mängu panna nii käe kui jalaga. Rajandolt lahti löök, aga sealt tuleb vale sööt. Grigorjev siiski löögile ei pääse pärast seda, kui Oleg Kaljurand talle palli lükkas. Ning Augur kenasti mängib ennast löögile, siin on nüüd ka võimalus, aga kukub selles olukorras pärast seda, kui pääses 1-1 olukorrale Robert Veskimäe ning pealelöök ei tulnud, aga 1-0 asub Augur juhtima ja Martin Taska keskväljalt madal löök ning läheb see Mark Poskili külje alt väravasse ning kohtumise teisel minutil asub Auguri meeskond valitsev Eesti meister seda kohtumist 1-0 juhtima, kui esmalt oli ülisoodne võimalus Robert Veskimäel, mis päädis sellise äpardumisega, et palli ei natukene jala alla kinni ja tuli kukkumine, siis kohe seejärel jõudis pall keskväljale, kus ta andis Martin Taska tugevalt tuld ja pall endas väravasse ning on külalismeeskond SK Augur Enemaat asunud seda kohtumist 1-0 juhtima. Nüüd ebameeldiv algus kodumeeskonna Kosmose jaoks, aga igati sobiv asjade kulg Auguri jaoks ning Augur tuleb uuesti rünnakule. Proovitakse leida tolles olukorras Igor Ivanovi ning nüüd teisel katsel Ivanov saab ka rünnakule tulla ja siin on nüüd päris okei võimalus. Auguri mehed proovivad mängida kombinatsiooni, selja tagant oli Ivanovile appi tulemas tolles olukorras Andrei Antonov, aga see sööt ei õnnestunud ning sisselöök Augurile ei enamat. Löök kaugelt läheb väravast selgelt mööda ning väravaht Poskin saab palli mängu panna. Ilja Krivoshein palliga ning paremalt äärelt nüüd Augurile sisselise Stepan Tšernussov asub seda toimetama. Aleksei Panin ning kenasti sööt ääre peale, seal on võimalus tulla ning tuleb ka pealelöök Nikita Tšernjeilt, aga Auguri kaitse oli varmas, sai jala ette susatud ning blokeeris pall üle otsajoone ning nurgalöök ja sealt tuleb nüüd kaugelt pealelöök Tšernussovilt, aga see läheb selgelt üle värava ja Madis Rajando, Auguri legendaarne väravvaht võib öelda, sekkuma ei pea ja legendaarne ei ole palju öelnud, sellepärast et just Madis Rajando värav eelmisel hooajal Eesti meistritiitli Augurile lõplikult otsustas. Käimas oli nimelt finaalseeria otsustav mäng Narva Unitediga, Augur oli 4-3 juhtimas, Narva oli asendanud väravvahi väljaku mängijaga ja siis mõni sekund enne lõppu Madis Rajando avanes võimalus vastase tühja väravat pommitada ja pommitas täpselt ja tõi Augurile 5-3 võidu, mis siis tsementeeris nende esimese Eesti meistritiitli saali jalgpallis ja kukutas pikalt valitsenud, ühtlasi lõpetati sellega pikalt valitsenud Tallinna Anži valitsusaeg, sest et 6 eelmist meistritiitlit enne mullu kevadel välja antud oli võitnud Tallinna Anži ja siin on võimalus ja 2-0 on juba olemas ja 2-0 on olemas ning viib kiirelt, on asunud Augur juhtima ning Andrei Antonov viib Auguri 2-0 seda mängu juhtima juba kohtumise 4. minutil. Siin nüüd appelleerib küll Ilja Krivoshein kohtunik Neeme Neemlaiule, et teda seal trügiti küünarnukiga, aga see apellatsioon lükatakse kindlalt ja kindlasõnaliselt tagasi ning tuleb Kosmosel tõdeda, et ollakse juba 3 minuti ja 10 sekundiga jäädud 0-2 kaotusseisu. Augur on valinud või on praegu mänginud pigem selliste kontrarünnakute taktikat ehk palli on rohkem vallanud küll Kosmos, aga see ei ole takistanud Auguril 2 nobedat rünnakut ettevõtmist, mis on lõpetatud väravaga. Ütleme, esimese värava puhul tuleb tõdeda, ei mänginud kõige õnnestunumalt ka väravaht Mark Bosnin. Siit nüüd tulistab kaugelt peale Erik Grigorjev, aga see pall tabab küljeraudu, värava küljeraudu
Rajando pikk väljavise, leiab ta sellega eest üles Sander Lepiku, Lepik ja kukub ning Marko Liiva fikseerib seal vea, Juri Amosov, kosmose kapten on veategija, vigade arv nüüd 1-1 ning Augurile karistuslöök. Vaatame, kas kosmos paneb 1 või 2 meest müüri, paistab, et piirdutakse ühega, sinna seisab ette ainult Mihhail Šrumkovski. Martin Taska võtab hoogu ja tulistab, aga selgelt mööda. Kaljurand, Grigorjev, Amosov ning paremalt ääret ja nüüd käib pall värava latis, kui annab tuld Mihhail Šrubkovski. Aga ikkagi jätkuvalt kosmosel mänguseis avamata. Rajando pikk väljavise, otsib eest Lepikut, aga läheb liiga kõrgelt ja lendab auti. Augur taganeb enda väljaku poole peale, kui kosmos palli mängu paneb ning seal nüüd kosmose rünnak vastu võetakse ja 2-0 eduseisus on seda muidugi eriti mugav teha, sellepärast et ja siin tullakse juba ka kolmandat otsima, aga Taska sööt Lepikule pärale ei jõua, aga 2-0 eduseisus on eriti mugav seda kõike teha, sellepärast et ohjad on nende valduses ja kosmos on sundseisus, nad peavad ründama, nad peavad proovima. Augur saab kenasti praegu enda poole peal oodata vastast ja saadakse jällegi pall kätte ning tullakse kontrasse Martin Taska ning lööb ise madalalt peale, läheb seda puhkulöök siiski mööda. Tallinna Kosmos siis põhiturniiril saavutas 4. koha ning alustas play-offi veerandfinaalidest, kus oldi vastamisi Sillamäe jalgpalliklubiga Dina. Mullune finalist Dina sedapuhku 4 parema hulka ei jõudnud, põhiturniiri 5. meeskond võitis küll Kosmost esimeses veerandfinaalis 6-3, aga teises mängus oli parem Kosmos 9-2 ning veerandfinaalides selgitati paremust siis 2 mängu kokkuvõttes väravate vahega ja seeläbi 12-8 võit kuulus Kosmosele, nemad siis poolfinaali jõudsid ja siin nüüd siis valitseva meistri ja põhiturniiri võitja Auguriga vastamisi on. No Augur põhiturniiril esines väga kindlalt, 14 mängust võideti 13 ja tehti 1 viik, ehk et maksimum tulemusest jäi puudu väga vähe. Väravate vahe samuti väga muljetavaldav 91-33, aga siin on nüüd Kosmosel võimalus, Erik Grigorjev, aga kukub seal karistusalas otsustaval hetkel, kui on vaja löögile pääseda. Augur proovib pika Rajando väljaviskega löögile mängida palli ette Kristjan Paapsile, aga see ei õnnestu. Kosmosel oli nüüd võimalus, aga jah, Grigorjev otsustaval hetkel libastus. Aga veel põhiturniiri juurde korraks tagasi tulles, siis tõesti Augurilt väga muljetavaldav esitus. 13 võitu, 1 viik, 0 kaotust. Kosmose saldo oli 6 võitu, 4 viiki, 4 kaotust, väravat vahe 44-33. Nii et Augur oli põhiturniiril klass omaette. Teise koha saanud Nõmme BSC Olübet edestati koguni 14 punktiga. Aga eks näis nüüd play-off annab vastuse, kas Augur on ka siin sama ülekaalukas. Samas, nagu öeldud, skooride mõttes Augur põhiturniiril kõiki nüüd ka ei rappinud. Selle sama Kosmosega mängiti 2 korda ja mõlemad võidud tulid ainult 2-1 ehk minimaalse ülekaaluga. Nii et see annaks nagu põhjust loota, et play-offist ja ei saa Auguri ülekaalukas võidumarss, aga lõppkokkuvõttes selgub see kõik väljakul. Selle paari teine kohtumine peetakse esmaspäeva õhtul Kristiine spordihoones ning ka sellest mängust teeb Õhtuleht otseülekanne nagu kõigist ülejäänutest Eesti saali jalgpallimeistrivõistluse otsustavatest play-off mängudest. Nii poolfinaal kui ka finaalseeriad täies mahus siis Õhtulehe veebis nähtavad on. Siin aga Augur taas rünnakule asumas ning Martin Taska ja mängib Antonovile Veskimäe ja astub hästi vastu Krivošein ning siis see löök out Augurile. Kohtunik Neemlaid näitab selle, et tuleb pall natuke nobedamini väljakule panna, mängu panna. See 4 sekundi reegel kehtib jätkuvalt. Ja Mark Poiskin tuleb väravast välja ning lükkab palli Antonovi eest üle küljejoone. Sööt värava ette Ott Ottise suunas, pärale ei jõudnud. Krivošein.
Auguri rünnak, aga jookseb umbe Nikita Tšernei sööt Ilja Krivošenil on ebatäpne ning pall Madis Rajandole ja Auguri väravahil võimalik see mängu panna. Kosmose kapten Juri Amosov, pall paremasse äärde Grigorjev, meeskonna üks võtmemängijaid ning sööd värava ette, Rajando paneb käed vahele, kui Nikita Tšernei sealt senderdab Krivošeni sööt või löök sinna värava ette. Idee oli ilmselgelt nagu pall meeste summa sisse panna, nurgalöök nüüd Kosmosele, Grigorjev lööb teise puutega, esmalt pettis, aga Madis Rajando jalatõrje hoiab ära selle palli väravasse mineku või siis ka posti tabamise, ei oska nüüd täpselt öelda, kas see trajektoor oli palli väravasse viimas või mitte. Grigorjev, Krivošen. Grigorjev. Krivošenile karistusalasse, aga löögile sedapuhku Kosmosel jõuda ei õnnestu. Rajando avab mängu ning sealt olukorrast tuleb Audi sisselöök Kosmose meeskonnale. Grigorjev lööb peale, aga lööb üle. Rajandolt jällegi pikk väljavise on Augur selgelt kasutab seda elementi väga palju, et Rajando avab pikalt ette emale kummale ründajale. Kosmos on seda varianti senise mängu jooksul vähem viljelenud, ilmselt see nende taktikalises plaanis sedavõrd tähtsal kohal ei ole. Grigorjev, Kaljurand paremasse äärde Tšernussovile, keskel meeskonna kapten Amosov, aga vale sööt ja pall läheb üle Augurile. Mait Anton, Eesti rannajalgpallikoondise liige, ehk kes eelmisel suvel jälgis Õhtulehe otseülekandeid rannajalgpalli Eesti meistrivõistlustelt, siis näeb küll, et kattuvusi siin Auguri meeskonnas, Auguri ranna ja saali meeskonna vahel on ja neid ei ole üldse mitte vähe. Auguri väravaht Rauno Rahnik on näiteks nende rannajalgpallimeeskonna esiväravaht. Ja mehi, kes mängivad rannas, on siin koosseisus ju veel. Magnus Martinson, Kristjan Paapsi, Robert Veskimäe, Madis Taska, Mait Anton, need kõiki näeb ju ka rannajalgpalli Eesti meistrivõistlustel. Rajando väravast välja ja pall auti. Kosmose rünnak sedapuhku takerdub seal jällegi Auguri meestesse, prooviti läbi sööta, see ei õnnestunud ja nüüd Auguril võimalus ja pääseb löögile Sander Lepik, aga pärast päris head tehnilist manöövrit, millega viidi olukorrast välja Oleg Kaljurand, aga löök läks väravast siiski mööda ja üle. Ning nüüd jällegi tavapärane olukord väljakul, Kosmos ründab, Augur kaitses, siin on nüüd Kosmosel võimalus ja Madis Rajand on väravast väljas, aga pealelöögile Kosmosel jõuda ei õnnestu, ristsööt kaitseliinist läbi samuti tulemust ei too ja Augur pääseb. Ja nüüd on võimalus, aga Madis Rajand tuleb välja ja tõrjub pärast seda, kui eksis seal nüüd kaitses, jämedalt Auguri kaitses Kristjan Paapsi. Jäi seal palliga liiga pikalt viivitama ning tulemuseks see, et Kosmosel tekkis väga hea võimalus, aga Madis Rajanda päästis. Ja Kosmos taaskord proovis jõuda
ülekaalurünnakusse, see ei õnnestunud, keskväljal kaotab palli tolles olukorras Auguri mängija Robert Veskimäe. Kosmos siiski rünnakule ei pääse, vaid Audi sisselöök teenitakse. Kaljurannalt valesööt ning siin on nüüd Auguril hea võimalus tulla, Tasko otsustab ise lüüa, aga läheb selgelt üle see pall. Ei olnud seal Mark Boskinil vajadust sekkuda. Kaljurand. Lisaks väljakul veel siis Grigorjev, Amosov ja Krivošein, kes nüüd ka palliga ja teenib sealt karistuslöögi. Oli küll ilus hüpe, aga samas oli ka seal kontakt ja kontakti tekitas Robert Veskimäe. See on nüüd teine viga Auguri meeskonnalt, mis tähendab, et ruumi veel vigu teha on, selles mõttes, et see 10 meetri karistuslööku ehk et siis kauge penalti või kuidas seda nimetada, ähvardab alles siis, kui meeskond saab teoks alles siis, kui meeskond teeb oma 6. vea samal poolajal. Ehk et vaheajal vigade arvud nullitakse. Krivošein. Ja nüüd kukub pärast seda, otsis kontakti ja out sellest olukorrast Augurile, muud ei midagi. Otsib seal nüüd kohtunik Marko Liivalt, Auguri mehed küsivad kollast kaarti Krivošeinile näitlemise eest, seda ka ei tule. Aga muidugi see show, mida seal Ilja Krivošein teha, see oli näha ilma piksilmata siit Miiduranna sadamasse. Auguri sööt ettepoole läheb otse outi. Kosmos paneb palli mängu, poole ja selgroog on murtud ning on seda kohtumist siis juhtimas spordiklubi Augur 2-0 ja nüüd Martin Taska lööb ja seal läheb nüüd mäng juba päris jõuliseks keskväljal. Aga esialgu veel püsib asi viisakuse piires. Inetusi pole väljakul emb-kumb meeskond korda saanud, kuigi kired paistavad siin lähevad üha enam üles ja ega see 40x20 meetrit väljakus on kogu aeg 10 mängijat, kui väravaid ka kaasa arvata, ega see siin väga palju ruumi ei jäta ja kehakontakt ja ninapidi koosolek on pidev ja intensiivne ning eks see neid kirgi ka kütab ja tundeid kuumendab ning seetõttu saali jalgpall ka selline emotsionaalne ja kirglik mäng on. Nüüd võetakse Erik Grigorjevile käega mäng. See on Kosmose 3. viga esimesel poolajal. Boskin tuleb väravast välja kaugelt löögile. Anton proovib nüüd enda väljaku poole pealt, see ei õnnestu. Kosmos võtab palli enda valdusesse tagasi ning ei õnnestu küll kiirrünnakusse minna Boris Podub meil tolles olukorras, aga pall siiski Kosmose valduses ning Amosov mängib tagasi Skubrovskile ning out sellest olukorrast Augurile. Kosmosel nüüd tehtud siis 3 viga, Auguril 2. Rajando madalsööt leiab eest üles ja suurepäraselt mängib siin Augur ja kas pääsetakse ka löögile, võimalus on soodne, tuleb ka pealelöök, aga siiski üle värava nurgalöök tuleb, Boskini näpud vahel näitab kohtunik Marko Liiva. Aleksander Petrov pääses löögile. Nüüd siis nurgalöök Auguri meeskonnale, Petrov ise läheb seda nurgalööki toimetama. Platsi peal abiks tal. Ja siin mängitakse kenasti praegu blokeeringutega löögile tolles olukorras Andrei Antonov. Väga hea kombinatsioon Auguril praegu tolle nurgalöögi lahti mängimiseks. Aga Antonovi löök läks lihtsalt väravast mööda, see oli ainukene asi, mis ei õnnestunud, kõik muu oli tehtud perfektselt. Siin veel kord olukord, kattes mäng, aga siin neid blokke oli mitu ja Antonov tulistab, aga tulistab napilt mööda. Väga hästi mängitud olukord. Boskin on väravast väljas, peab mängima peaga. Amosov. Vasakult äärelt Panin. Pall üle otsajoone ja sissevise Augurile.
Antonov tagasi Antonile, pikk sööt ette Petrovile ja kenasti hoiab siin Augur oma rünnakut elus, aga Ott Ottise sööt siiski Antonovile pärale jõudnud. Grigorjev, kodupubliku toetus ja siin on võimalus, aga otsib seal veel korra söötu tolles olukorras kosmosemeeskond ehk et Erik Grigorjevile proovis seal nüüd Oleg Kaljurand söödu tagasi mängida, see ei õnnestunud ja nüüd kutsutakse Grigorjev kohtunik Neeme Neemlaiu juurde jutuajamisele. Sest nüüd seal veel pärast olukorda siis tuli vist mingisugune kontakt, mis osapooltele väga ei meeldinud. Kosmoseaudi sisselöögiga mäng jätkub. Kaljurand mängib tagasi ning sealt tuleb madal pealelöök ja Rajando tõrjub palli enda ette ja siis takerdub see Antoni jalgadesse pärast Mihhail Šrubkovski pealelööki. Nurgalöök Kosmosele. Grigorjevi madal pealelöök, Auguri mehed blokeerivad. Ja siin veel Rajando madal pealelöök ning Anton on sunnitud palli seal lihtsalt kannaga üle otsejoone lükkama, muud seal teha ei olnud. Saali jalgpalli üks omapära on ka see, mida praegu siin näete, ehk mõlemad väravahid, nii Mark Poskin kui ka Madis Rajando mängivad palja käsi. Niimoodi on lihtsalt mugavam palli siin põranda peal käsitleda ja püüda. Kindaid vaja ei ole, siin tsenderdusi näiteks püüda ju pole vaja, tsenderdusi sisuliselt ei olegi. Rannajalgpallis mängitakse reeglina ikkagi kinnastega, aga saali jalgpallis näeb väga palju seda, et väravahid kindad ei kasuta, enamasti ei kasutagi. Ja siit on tulemas mängu esimene kollane kaart ning selle teenib Robert Veskimäe ilmselt suuvärgi eest. Viga tollest olukorrast ju Augurile ei fikseeritud, nii et Robert Veskimäe kollane kaart on siis kirjas ja siin Kosmos samal ajal ründamas. Kaljurand, Grigorjev, sööt tagasi ja nüüd leitakse eest võimalus seal Kaljurannal, aga pealelöögini tal jõuda ei õnnestu, Veskimäe jõuab pärale ja blokeerib. Šrubkovski mängib lühikeselt, sealt Kaljurand mängib ja löögile proovitakse mängida Aleksei Paninit, kes kukub. Rajand avab, aga nüüd on seal pallikaotus Kosmosemeestelt ning Grigorjev. Ja jällegi appelleerib seal Grigorjev blokeeringule. Kohtunikud Neeme Neemlaid ja Marko Liiva seda ei fikseeri. Ning pealelöök läheb Kosmosemeestel mööda. 7 minutit esimese poole lõpuni. Siin veel siis Taska ja Grigorjevi kokkupõrge oli näha ning nüüd Kosmosemeestelt 4. viga siin esimesel poolel ning ühtlasi ka kollane kaart Mihhail Šrubkovskile. Ehk et esimene kollane nüüd ka Kosmosemeestele ja ühtlasi siis ka selle poole 4. viga neilt. Ehk et kui ühe vea võivad nad endale veel lubada ilma, et Augur saaks võimaluse 10 meetri karistuslöögiks. Martin Taska palli taga, Erik Grigorjev müüris. Taskalt madal ja tugev pealelöök ning selle Kosmosemehed blokeerivad. Ja veel kord madal pealelöök, mille samuti Kosmosemehed blokeerivad. Nüüd aga Mark Poskin püüab, ehk et 3 korda pääses Augur selle rünnaku jooksul pealelöögile. Nüüd aga Kosmose rünnak. Grigorjev ja Amosov seal aktsioonis, out jääb Augurile. Ning kinnihoidmisviga fikseeritakse siit nüüd Auguri meestele, kes siis üpris rumalast olukorrast tegid oma 3. vea sellel poolajal. Aga neil seda puhvrit on vigade osas siis rohkem kui Kosmosel hetkel. Aga seal jah, siis Sander Lepikule too viga fikseeriti. Siin aga nüüd on Auguri meeskond rünnakul siiski. Pealelöögini jõuda ei õnnestu ning Oleg Kaljurand toob nüüd rünnakule. Ja sealt tuleb ka terav pealelöök Ilja Krivošeinilt pärast Oleg Kaljuranna söötu, aga Madis Rajando tõrjub. Nurgalöök Kosmosele.
Grigorjev. Amosov. Ning väljakule tuleb nüüd ka Boris Podubnoi. Amosov. Krivoshein. Ning Amosov ja proovib sealt Kosmos vägisi löögile jõuda Nikita Tšernei, see ei õnnestu. Auguri rünnak lõpeb sellega, et Kosmos paneb neil küljejoone juures tee seisma, 5 minutit 38 sekundit esimese poole lõpuni. Saali jalgpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria esimeses matšis on külalismeeskond Augur Kosmose vastu 2-0 juhtimas ning nüüd ka ise rünnakul ja otsajoone juures proovib ennast löögile mängida Andrei Antonov. Siiski Kosmos blokeerib. Madal pealelöök läheb sedapuhku väravast mööda, aga see, et see pealelöök üldse jõudis väravani minna, oli seal nüüd omamoodi ilmselt mureallikas FC Kosmose meeskonna jaoks, sest et oleks tohtinud tollel pealelöögil lasta üldse väravavahi lähedusse jõuda. Augur tuleb uuesti ja teenib nurgalöögi. 3-2 rünnakul ja Auguril kasutada. Nurgalöök siit nüüd saadakse. Vaatame, kas on selleks puhuks taas mingi kaval kombinatsioon välja mõeldud, nagu nägime eelmine kord. Ilmselt oli, aga küll aga ei näinud me seekord selle kombinatsiooni teostust. Vähemalt mitte edukat teostust. Ebaõnnestunud teostus küll. Kosmos rünnakul. Krivoshein. Ning ääre pealt Tšernei tagasi Krivoshenile. Aga peale löögiga seal Kosmose mehed taas natukene nagu viivitavad. Ja kohe, kui see esimene puude ära tehakse, siis teisega on juba teise puute peallööki on juba Augurimeestel lihtsam blokeerida. 5 minutit esimese poole lõpuni Augur juhtimas seda mängu Kosmose vastu 2-0 ning ka rünnakul ja paremalt äärelt Auguri meeskond saab nüüd selle Kosmose rünnaku seisma pandud ning tuleb ise 2-1 ja siin käega mäng nüüd, aga näitab kohtunik Marko Liiva, et see oli juhuslik. Seal veel vaatab nüüd Aleksandr Petrov küsivalt Marko Liival otsa, kas tõesti juhuslik see käega mäng oli, millega siis tolle söödu vahelt võttis Mihhail Šrukovski, aga jah, see otsus oli selline ja siin näeme veel ning see läbi pääses siis Kosmos oma 5. east ja samuti Auguri ilma soodsalt positsioonilt karistuslöögist. Mäng jätkub aga sellega, et Auguril sisselöök paremalt äärelt ning tagant mängitakse jõulisele löögile Andrei Antonov. Blokeeritakse. Siit tuleb uuesti sööt värava ette ning Mark Poiskin saab selle lahtise palli enda valdusesse. Kaljurand. Kaljurand on sunnitud taganema, mängib palli keskele ja sealt annab nüüd paani tagasi Kaljurannale, Grigorjev ja nüüd on võimalik Kosmoselt tulla, aga ei, ikkagi Auguri kaitse isegi siis, kui nad natukene rohkem laiali harjutatakse, on siiski piisavalt tihe, et Kosmosel on sealt keeruline läbi rullida. Kui hakkame senist 16 minutit meenutama, siis neid pealelööke on Kosmos selle aja jooksul sooritanud ikkagi väga vähe. Ei ole lihtsalt jõutud nendele positsioonidele. Auguri kaitsemäng on olnud tihe ja täpne ning põhiturniiri 4. Kosmosel on nende vastu olnud erakordselt keeruline seni. Palli on küll vallatud kenasti, aga selle palli valdamisega ei ole jõutud ohtlike pealelöökideni. Küll aga jõuab seda Augur ja taaskord on tulnud Antonov. Kosmos õnneks läheb pall väravast mööda ning 0-3 kaotusse just selles olukorras kodumeeskond pääses. Grigorjev. Kaljurand. Amosov. Grigorjev. Ning sealt hea pealelöök. Nüüd mängis Erik Grigorjev ennast hästi löögile ja tekitas sektori, aga Madis Rajanda Auguri väravas ei ole samuti vapist poiss, vaid on teinud esimesel poolel tõrjeid mitte nüüd väga palju, aga 3 väga head tõrjet meenuvad küll. Just Grigorjevi vastu on need võtmetõrjed olnud ja siin ka eesposti oli see löök sisse minemas, aga Rajando kindel tõrje hoiab mänguseisu muutumatuna
ja Auguri 2-0 edu püsib. 3 minutit 31 sekundit esimese poole lõpuni. Rajando valduses pall Taskale. Taska möödub pettega ühest vastasest, mängib äärele, kus on Paapsi, Veskimäe, tagasi Taskale, Lepik, Taska. Ning siit nüüd Veskimäe tuleb ning 5. viga Kosmoselt ja tuleb ka kollane kaart ja karistuslöök Augurile. Ja võtab Augur ka aja maha, nii et mitu asja korraga. Vea tegi Erik Grigorjev, kes saab siit olukorrast kollase kaardi. Augur saab karistuslöögi, Kosmosel oli see 5. viga ning Augur võtab ka time-out'i, et siis ilmselt oleks karistuslöögiks nüüd kindel plaan paika panna, sest et karistuslöök tõesti on väga soodsalt positsioonilt. Ja siin veel näeme kohtumise väravaid. Esimese lõi siis Martin Taska, teise Andrei Antonov. Siin aga näeme, kuidas siis Auguri meeskond time-out'i ajal seda karistuslööki praegu paika paneb. Paapsi, Taska, Lepik ja Veskimäe paistab, et jääb selleks nelikuks, kes seda lahendama läheb. Seal muutus ilmselt ei kavandata hetkel. Kosmose poolt kaitses Grigorjev, Amosov, Podubnõi ja Šrubkovski. Kohtunik Marko Liiva mõõdab seal ka müüri 5-meetrise vahemaa välja ning kas jäetakse 1 või 2 meest müüri. Ainult 1 paistab, see on küll väga ambitsioonikas praegu. Ja mängitakse lahti, tuleb Mait Antonilt pealelöök, aga läheb siiski selgelt üle värava, nii et selle 3 minutiga, see 3 minutine lõppu teenitud karistuslöök kõige õnnestunumalt ei lahendatud. Siis see löök Augurile ja tuletab meelde, et Kosmosel on siis tehtud 5 viga, et iga järgmine viga, mille Kosmos teeb, selle pealt teenib Augur 10 meetri karistuslöögi, mis on saali jalgpallis selline, ütleme, 50-50 võimalus väravaks lüüa. Umbes 50% vast niimoodi jämedalt öeldes realiseeritakse. Samas neid päris penalteid 6 meetri lööke saali jalgpallis realiseeritakse ilmselt isegi suurema protsendiga kui tavajalgpallis. Rajando pikk väljavise ning võitlus Amosoviga ja seal oli näha nüüd ilmselt Sander Lepik proovis seda 6. viga kalastada. Aga kohtunikud õnge otsa ei hakanud ning nüüd kutsub peakohtunik Neeme Neemlaid Lepiku ja Amosovi enda juurde ka ning selgitab, mida ta enam seal näha ei taha nende 2 mehe omavahelises duellis. Ja paistab, et intensiivsema hoiatuse sai sealt nüüd Lepik kui Amosov. 2.31 esimese poole lõpuni. Rajando. Ning pall üle Kosmose meeskonnale. Amosov. Podubnõi. Grigorjev. Šrubkovski. Amosov. Grigorjev. Sööb keskel Amosovile, kelle pealelöök blokeeritakse Auguri meeste poolt ning nõuavad seal nüüd Kosmose mehed ka viga natukene ja Kosmose publik nõuab ka seda viga, aga kohtunikud seda ei fikseeri. Küll aga teenib Augur sisselöögi keskjoone kandist 1.52 esimese poole ja lõpuni. Voskin, Krivošein.
Grigorjev ning veel üks audilöök paremalt äärelt pärast seda, kui Mihhail Šrubkovski pealelöögi värava ette. Auguri mehed blokeerisid tagasi Krivošenile, kes lööb peale, aga Auguri mehed blokeerivad. Krivošen taas palliga. Grigorjev. Paremale Šrubkovski. Krivošen. Grigorjev. Šrubkovski. Madal pealelöök ja jala paneb vahele Aleksandr Petrov. Nurgalöök Kosmosele. Tõste üle kasti ja sealt Grigorjev pääseb üle karistusala teisest servast löögile, aga üle puusa sooritatud pealelöök on natukene ilmselt tasakaalust väljas ikkagi. Tolles olukorras Grigorjev, seetõttu pall ka selgelt üle värava lendab. Auguri 2-0 eduseis püsib, esimese poole ja viimane minut kohe algamas. Ilja Krivošen. Krivošen. Sööt Grigorjevile, aga Rajan tuleb väravast välja, võtab palli enda valdusesse. Ning jällegi pikk väljavise vastase väljaku poole peale. Antonov. Otis. Anton. Otis. Petrov ja sealt Ilja Grigorjev lõikab palli vahelt, aga ei suuda ka nüüd Kosmos pealelöögini jõuda. Oli võimalus, aga ei suudetud. Ja siit tuleb Augur uuesti ning Petrov sööt värava ette ning Mark Poiskin püüab selle palli ja avab pika väljaviskega ette Grigorjev ning mängib ennast löögile, aga Ott Otis suutis siiski kaitses piisavalt ees seista, et sai jalaga sinna vahele susatud ja blokeeris 23,8 sekundit esimese poole lõpuni. Mänguseis jätkuvalt Auguri kasuks 2-0. Grigorjev madalalt Krivošenile, veel ristipall, aga ei jõua see Šrubkovskile. Auguri mehed said jala vahele. Grigorjevi pealelöök ja Auguri kaitse püsib ja blokeerib. Ja Grigorjev seda puhku kaugelt ja nüüd juba selgelt üle. Antonov. 10 sekundit lõpuni. Kas jõuab kuidagi Augur veel pealelöögile? Proovitakse, aga ei õnnestu ning nüüd on veel mõni sekund jäänud poole lõpuni ja sellega esimene poolek ka lõpeb. Saali jalgpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria esimene kohtumine Tallinna FC Kosmose ja Tallinna SK Augur Enemati vahel läheb nüüd 10-minutilisele vaheajale. Pärast esimest poolega juhib kohtumist külalismeeskond ja tiitlikaitsja Augur 2-0. Väravate autoriteks olid Martin Taska ja Andrei Antonov ning teeme ka siit Õhtulehe eetrist nüüd väikese pausi ning tuleme tagasi, kui teine poolaeg Viimsi kooli spordikompleksis on algamas.
tere tulemast tagasi, head Õhtulehe vaatajad, jätkame otseülekannet Viimsi kooli spordikompleksis saali jalgpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria avakohtumine Tallinna FC Kosmose ja Tallinna SK Augur Ennemati vahel on jätkumas teise poolajaga ning jätkumas valitseva Eesti meistermeeskonna ning põhiturniiri võitja Auguri 2-0 eduseisust. Väravad esimesel poolajal Martin Taskalt ja Andrei Antonovilt ning nende tabamuste toel on siis Augur seda mängu 2-0 juhtimas. Teise poolfinaalseeria, kus vastamisi Narva FC United ja Nõmme BSC Olübet esimene kohtumine Narvas on lõppenud mõned minutid tagasi ning seal põhiturniiri 6. meeskond Narva suutis põhiturniiri teisest Nõmme BSC Olübetist koguni 8-2 üle sõita, nii et Narva on asunud teist poolfinaalseeriat 1-0 juhtima, mis tähendab, et on vaja Nõmmel järgmine kohtumine kindla peale võita, et siin tolles poolfinaalseerias veel ellu jääda. Kui Narva ja Nõmme teine kohtumine toimub järgmisel laupäeval 5. märtsil kell 19 Kiili spordihoones, seal siis selgub tolle poolfinaalseeria teise kohtumise võitja, siis käesoleva seeria Auguri ja Kosmose teine mäng toimub juba ülehomme õhtul kell 19.30 Kristiine spordihallis ja kõik need kohtumised Õhtulehe otsepildis nähtavad on. Ning nüüd siis tehakse seal veel natukene parandusi ka Kosmose värava kallal, sellega on nüüd kõik korras ning teise poole alguseks kõik valmis ja Augur paneb palli mängu. 2-0 eduseis siis nende päralt Martin Taska ja Andrei Antonovi väravatest. Valitsev Eesti meister seda kohtumist 2-0 juhib ja on kinni poolfinaalseeria 1-0 juhtima asumises, aga 20 minutit on nüüd Kosmosel aega seda muuta ja vastata. Esimesel poolel nägime, et Kosmos palli hallata suudab ja rünnata ka päris kenasti, aga nende selle viimase faasi viimistlusega jäädi hätta. Pealelöögini jõudmine oli Kosmose jaoks nende palli haldamisprotsenti arvestades suhteliselt keeruline. Isegi siis, kui jõuti, siis kas ei olnud sihikpaigas, tegi Madis Rajand Auguri väravas häid tõrjeid või juhtus midagi muud, ehk näiteks Auguri kaitse blokeeris siin, aga Auguril võimalus 3-0-iks, aga suudetakse Kristjan Paapsi pealelöök praegu väravaht Mark Voskin suutis selle tõrjuda. Ennevalt oli Kosmos lootnud vea teenida, aga see ei õnnestunud ründetsoonis ja nüüd saadetakse Kosmose meestest keegi seal verist põlve tohterdama. Kosmos paneb samal ajal palli enda väravalt mängu. Krivošein, Grigorjev ning Taska, Krivošein paneb nüüd pea vahele ja lööb Augur palli enda väravalt klaariks. Kosmos jätkab rünnakuga ning Aleksei Panin ja Oleg Kaljurand seal kahekesti kaitses söötsid, aga ebaõnnestunult ja kaotasid palli. Lisaks väljakul veel Ilja Krivošein ja Erik Grigorjev. Taska, Veskimäe. Taska löök ette Lepiku suunas. Taska mööda paremat kärt edasi, Paapsi lükkab palli Veskimäele, aga läheb see outi ning Viimsi sisse löögiga mäng jätkub. Grigorjev, Krivošein, Panin, Krivošein, Grigorjev, Panin, Krivošein, Grigorjev ning Paapsi astus talt eest ära ja selle peale Grigorjev hukkus, tuleb võimas pealelöök Taskalt, mille väravaht Mark Voskin tõrjub.
otsustab Madis Rajanda ise kaugelt peale lüüa, aga ta oli enda väljaku poole peal, tal oli vaja 4 sekundiga pallist vabaneda, muidu oleks vastane teeninud vaba löögi. Juri Amosov mängib palli Paninile. Podubnõi ja Panin võitlemas seal Paapsiga ning Paapsi tehnika on piisav, et viia Augur rünnakule, aga siiski suudavad kosmosemehed jala vahele panna ning mäng jätkub Auguri sisse löögiga paremalt äärelt enda väljaku poole pealt. Mait Anton. Aleksandr Petrov mööda äärt edasi Andrei Antonovi suunas, see lööb pärale ei jõua, siis see lööb kosmosele. Panin. Tšernei ääre peale ja sealt nüüd Podubnõi. Mängib palli tagasi, sealt tuleb pealelöök ja napilt läheb mööda. Nüüd oli hästi mängitud kosmoselt ja oli ka korralik pealelöök, mille sooritas Mihhail Šrubkovski. Aga napilt siiski väravast mööda. Auguri rünnak oli jällegi selline äkiline ja kiire, prooviti nobedasti pealelöögini jõuda, aga pall läks outi. Ning siit nüüd kosmos tuleb uuesti, aga seda puhku lipsab pall Mihhail Šrubkovski jala pealt natukene liiga kaugele ning sisselöök Augurile. Anton. Läheb edasi, sööt Ott-Ottisele pärale ei jõua. Kaljurand. Šrubkovski. Amosov. Šrubkovski. Podubnõi. Šrubkovski. Amosov. Kaljurand. Anton tema vastas, Kaljurand ning jätkuvalt Kaljurand palliga ja nüüd tuleb ka pealelöök, aga Madis Rajandolt suurepärane tõrje ning see hoiab mänguseisu jätkuvalt 2-0 Auguri kasuks. Kosmos otsis kannatlikult seda pealelöögi võimalust, aga Madis Rajando Auguri väravas tegi vajaliku tõrje. Nüüd on Kosmos toonud väljakule Stepan Tšernussovi, jämeda võitu kaitsemängija, aga väga võimsa löögiga seest. Tšernussov, pall tagasi. Šrubkovski mängib väravat Polskinile. Šrubkovski, Tšernussov, Kaljurand. Amosov ja sööt Šrubkovskile pärale ei jõua. Taska. Paapsi mängib tagasi Taskale. Läheb pikalt edasi Veskimäe suunas. Kaljurand on sunnitud sekkuma ja lükkab palli üle küljejoone, sisselöök Auguri meeskonnale. Teist poolega mängitud 4 minutit ja 13 sekundit. Kristjan Paapsi. Augur rahustab natukene mängu. Taska sööd Paapsile. Krivošein on seal aktsioonis, aga Paapsi saab palli enda valdusesse ning tuleb Oleg Kaljurand jõuliselt olukorda, aga tuleb ka puhtalt. Saab seal nüüd Paapsi küll natukene kannatada, aga viga tolles olukorras ei olnud. Krivošein mängis palli ära ja siis tuli lihtsalt selline jõulisem kehade kokkupõrge. Nagu kontaktspordialadel ikka ette tuleb aeg-ajalt. Kosmose rünnak seda puhku lõpeb kiiresti. Aga sama kehtib ka Auguri järgmise rünnaku kohta ning pall taas Kosmose meeskonnale. Grigorjev.
Šrukovski, madal pealelöök ja postis käib pall praegu, aga Rajandol veab. Rajando tõrje siiski näitavad kohtunikud ja nurgalöök sellest olukorrast. Nurgalööki kohtunikud näitavad, et leiti, et Rajando sõrmed olid seal vahel, igatahes Kosmose löök posti raksatas, Grigorjev mängib tagasi Krivošenile ja siit nüüd pääseb värava eest palli Šrukovski suunama, aga natukene väravast mööda see läheb. No nüüd on Kosmos siin teise poole jooksul, võib öelda küll väravale väga lähedal olnud paar korda, aga siiani on Auguri värav püsinud puutumatuna. Nüüd aga selle poole ja esimene viga ning selle teeb Auguri ründaja Robert Veskimäe. Ja Augurile siis teise poole esimene viga kirja. Esimesel poolel Kosmos tegi 5, Augur 3 viga. Kumbki seda limiidini Kosmos jõudis, aga limiiti ei ületatud, mis tähendab, et 10 meetri karistuslööki me avapoolel ei näinud. Teisel poolel on siin, siis oli see äsjane Auguri viga üldse poole ja esimene. Taska. Sööt ette. Jõuab pall Mark Poskinile. Ning mäng pannakse korraks seisma, kohtunik Neeme Neemlaid nägi, et seal oli väljakule midagi lubamatut läinud ja seetõttu mäng seisma ja jätkatakse pooleks palliga või kohtuniku palliga ning Kosmose rünnak jätkub. Grigorjev, Amosov. Kaljurand, Šrukovski, Grigorjev, Amosov. See sööt on natuke arusaamatu, Šrukovski ähvardas kaugelt peale lüüa, seda siiski ei teinud. Kaljurand näitab, et anna mulle sööt jala peale, mitte kuskile sinna ebamäärasesse tsooni. Rajando pikk väljaviisa omadeni ei jõua, Grigorjev lõikab vahel, Šrukovski lükkab tagasi Kaljurannale ning madal sööt ja nüüd on Grigorjev karistusalas, Amosovi pealelöök ja pall läheb jällegi küljevõrku või sinna küljeraudadesse ning Auguri rünnakule proovib Rajando kiire väljaviskega leida eest rünnakult Aleksandr Petrovi, see aga täpne ei ole ning pall taas Kosmose valduses, kes on siis koduväljakul 0-2 kaotusseisus. See on Kosmose ainukene kodumäng selles poolfinaalseerias. Esmaspäeval mängitakse juba Auguri koduväljakul Kristiines ja kui läheb vaja kolmandat mängu, siis ka see toimub Auguri koduväljakul, siis nemad on põhiturniiri võitjad ja omavad koduväljaku eelist ja siin Madis Rajando suudab tõrjuda selle Mihhail Šrukovski õrna, kuid selles mõttes ebameeldiva pealelöögi, et Rajando oli seal juba tasakaaluga keskme viinud endal paremale jalale, aga suutis siiski koguda. Nüüd Auguril suuremel võimalus, Mait Anton 1-1, aga lükkab palli väravast mööda. Suutis vabaneda Mait Anton seal Erik Grigorjevi tähelepanust ning pall jõudis ka temani, oli jala peal, oivaline võimalus viia meeskond 3-0 juhtima, aga 1-1 olukorda. Selles olukorras Mait Anton Auguri jõuline kaitsemängija realiseerida ei suutnud ning mänguseis jätkuvalt 2-0 Auguri kasuks, ei enamat kummaltki poolt. Kaljurand. Taas Kaljurand. Ning proovitakse talle seal natukene ruumi tekitada. Tuleb appi Panin. Nüüd Panin rahustab, mängib tagasi värava Poskinile. Ja seal Poskin millegipärast arvas, et see pall läheb talle vastasmängija jalastule otsejoon, aga ei läinud, nii et ühesõnaga päädib asi Auguri nurgalöögiga. Paapsi, Veskimäe, Taska, kannasööt omadele pärale ei jõua, Kosmose kiirrünnak, aga samuti ei õnnestu. Lepik, Paapsi, Krivošein võtab vahelt pall, aga tagasi Paapsile, talle madal pealelöök läheb väravast selgelt mööda.
ning näitab kohtunik Marko Liiva seal väikest tripsakat Nikita Tšerneilt ning seal tuleb veel ka protesteerimise eest väikene hoiatus, küll aga mäng jätkub Auguri nurgalööbi. Taska tagasi Paapsi ning Veskimäe jõukab tagasi Paapsi suunas, aga Tšernei oli kaitses vastas ja teenib ka Audi sisseviske Kosmose meeskonnale tollest olukorrast. Rivošein mängib ettepoole ning sealt fikseeritakse Augurile nende teine viga sellel poolel, 8 minutit enne normaalaja lõppu ja karistuslöök Kosmosele. Ilja Rivošein palli taga ning teenib sealt nurgalöögi. Kosmose kombinatsioon, et nurgalöögist jätkab Tšernei palli äärele Krivošenile ei õnnestu. Taska mängib tagasi väravaht Rajandole, kelle pikk sööt ette Lepikule jõuab pärale, aga palli omanikuks jääb sealt Kosmos. Krivošen. Tšernei. Ja siit tuleb nurgalöök, näitab kohtunik Neeme Neemlaid, teenis selle Nikita Tšernei meeskonnale. Ja nüüd kutsutakse Ilja Krivošen ja Sander Lepik jutuajamisele Neemlaiu poolt. Teeb Kosmos samal ajal vahetuse, Juri Amosov tuleb väljakule Aleksei Panini asemel. Natukene kirgi jahutatakse seal nüüd ja siis saab mäng jätkuda. Tšernei palliga tagasi Krivošenile, tolle madal pealelöök, aga sealt ei tule isegi jõudu sinna löögile taha, vaid palli jõuab lihtsalt, põrkleb seal Kristjan Paapsile. Amosov mängib palli nobedalt lahti ning nüüd juba Boris Podubnõi, Erik Grigorjev, Podubnõi, Amosov ning karistuslöök sellest olukorrast Kosmose kasuks ning Martin Taska teeb seal väga kurja häält ning tulemuseks on nüüd see, et väga soodsalt positsioonilt on Kosmosel see karistuslöök kasutada. Ja Martin Taska kutsutakse veel kohtunik Marko Liiva juurde eravestlusele. Sealt on tulemas ja kapten Madis Rajanda võetakse ka olukorda veel selgitama. Igatahes publik siin Viimsis on palju häält tegemas, palli taga Oleg Kaljurand. Ja pealelöök, mille sooritab lõpuks Erik Grigorjev, läheb väravast mööda. Kombinatsioon sealt mängiti Kaljurand Grigorjevile, aga väravast mööda see läks. Martin Taska mängib mööda äärt edasi. See pall läheb üle otsajoone ja läheb väravat Mark Poskini valduses. Auguril on aga nüüd muidugi 3. viga oli see neile. Ehk et nad tohivad alles jäänud 11 minuti jooksul normaalajal teha veel ainult 2 viga. Kui teevad rohkem, siis hakkab Kosmos teenima 10 meetri karistuslööke. Tšernussov laseb palli üle küljejoone, sisse löök Augurile. Taska. Läheb edasi Lepikule. Ja nüüd esimene viga sel poolel ka Kosmoselt. Juri Amosov, meeskonna kapten, seal määruseid rikub. Martin Taska palli taga. Nüüd seal veel ennem
ja võetakse sealt, saab Sander Lepik kollase kaardi, ilmselt millegi eest, mida ta seal nüüd olukorra väliselt korda saatis. Nüüd aga karistuslöök ning Taska lööb peale, Amosov tõrjub ja siin on tulemas ka 1-1 peaaegu ja siin on jätkuvalt kosmose rünnak, Erik Grigorjev, madal pealelöök, aga väravast mööda ja Oleg Kaljurand seal ääre peal küsib söötu, mees, miks sa söötu ei lükanud, aga Grigorjev näitab, et ei saanud. Kosmose rünnak, aga mitte jätku, vaid on järjekordne rünnak ja siit nüüd tuleb Tšernusovilt üks pealelöök, ilmselt sellepärast on seal väljakul ka hoiti, et tal võimas pealelöök on, aga see läheb sedapuhku väravast selgelt üle. Rajando. Sööt ääre peale, aga sealt nüüd proovib Andrei Antonov läbi murda, see ei õnnestu. Pall läheb üle kosmose meeskonnale. Kaljurand. Ja nüüd vale sööt ning siit pääseb Petrov praegu 1-1, aga lööb mööda. Grigorjev liuglas veel olukorda ja väga riskeerides, sellepärast et kollane kaart on Grigorjevi all. Oleks ta seal vea teinud, oleks tulnud temale punane. Kas teise kollase kaudu otse, see on omaette küsimus ja lisaks veel ka ohtlik karistuslöök Augurile. Krivošein. Panin. Šrukovski kaotab seal palli ning Šrukovski Poskin, aga sööt läheb üle küljejoone ja pall üle Auguri meeskonnale. Varsti ilmselt hakkame nägema ka seda, kuidas Kosmos võib hakata kasutama taktikalist lahendust, et väravaht Poskin asendatakse 5. väljakumängijaga, nõnda lendava väravahisüsteem. Seda saali jalgpallis praktiseeritakse sageli ning ei tasu imestada jah, kui Kosmos selle siin varsti kasutusele võtab. 2 väravat on nüüd vaja tagasi lüüa, et mäng vähemalt lisahääle viia. Krivošein. Ja Šrubkovski proovib leida Paninit ning siis see löök jääb siit Kosmosele. Panin tagasi Šrubkovskile, Madis Rajando tõrjub. Eest ristnurgast Rajando selle palli välja toob. Panin tagasi, veel kord Šrubkovski, lööb uuesti, Krivošein ning pall on lahtine trahvikastis ja sealt teeb Rajando taas kord tõrje. Ei, seda puhku näitavad kohtunikud, et Rajando tõrjet ei teinud, vaid pall läks otse postist üle küljejoone. Siit enda kommentaatori positsioonilt võin öelda, et kohtunikud seda puhku natukene eksisid, aga see eksimus oli natukene arusaadav ja Auguri meestelt 4. viga selles mängus ning tegi selle Ott Otis. Ja poole lõpuni veel 9 minutit ning tõesti 4. viga Auguril juba tehtud, ehk et nüüd ütles ka, kostis ka pingi pealt juhtnööre, et rahumehed, meil on 4 viga juba tehtud, ei tohi neid enam teha, sest tõesti ainult 1 korra võib veel Augur eksida ilma, et sellest olukorrast saaks Kosmos 10 meetri karistusegi, kus juures vahet ei ole, kus sa selle 6. vea väljakul teed, kas või vastase karistusalas, aga kui selle 6. vea teed, siis vastasel on 10 meetri karistuslöök kasutada ikkagi. Amosov. Kaljurand, Krivošein, Kaljurand, Krivošein ning sööt ja siin on võimalus, aga oi, mis tõrje teeb Madis Rajando! Täiesti uskumatu mees on Auguril väravasse pandud, suurepärane võimalus on Oleg Kaljurannal praegu Kosmost tabloole tuua, aga ei õnnestu. Madis Rajando seisab väravas, nagu tuleb meelde, üks selline Soome legendaarne jäähoki väravaht nagu Ari Sulander, mille peale ka see tuli ka ei kuskilt ja suutis esimese nurga kinni panna ja praegu Rajando samamoodi imelise tõrje teeb. Ning siin on nüüd Auguril hoopis omakorda võimalus, posti lüüakse, teine võimalus, plokki lüüakse ning Kosmos toimetab palli minema. Uskumatu mäng siin praegu käimas on selles poolfinaalis ja siin veel Oleg Kaljuranna võimalus, mille Madis Rajando tõrjub ning hoiab mänguseisu 2-0 peal. Ja Auguri meeskond on selle tõrje eest Rajandole
kõvasti tänuvõlgu, aga ei tasu arvata, et seda tänu ei edastata nii mängu ajal kui ka pärast seda. Väravahti sellistel saalialadel, kus teatavasti ikka hoitakse kohe erakordselt, sellepärast et väravaht võib siin sageli pool meeskonda olla. Amosov blokeerib, kätt sealt ei fikseerita. Grigorjev võitlemas siin on Taskaga ning pall jääb Auguri meeskonnale, 8 minutit ja mõned sekundid peale on kohtumise normaalaja lõpuni. Grigorjev, Krivošein, Kaljurand ning proovib ennast seal 1-1 mängida, aga esine muuda on küll hea, aga mitte piisavalt. Rajanda väljaviise leiab eest üles Veskimäe. Ääre peal Paapsi. Ja Krivošein seal nüüd kukub ja hoiab palli enda valduses, lootis sealt teenida 5. viga Auguri meestele, seda kohtunik Marko Liiva ei fikseeri, küll aga out Augurile on kõik, mis sealt tuleb. Taska. Tagasi Rajandole. Palli pikalt ette, aga liiga tugevalt praegu. Kosmos samal ajal toob värskeid jõude väljakule. Paanin, Kaljurand, Grigorjev. Madal sööt sinna värava ette, kuhu liugles Aleksei Paanin, aga palli mida ei ulatanud ning mäng jätkub Auguri väravahi Madis Rajanda palliga. Paanin, Grigorjev, vastas Antonov, sööb tagasi Paaninile, Kaljurand. Viimase mehena eksida ei tohi, kohustus ja vastutus on suur, mängib tagasi Boskinile. Kaljurand, Grigorjev keerab ennast vabaks ning sealt tuleb 5. viga ning tuleb ka Andrei Antonovile kollane kaart, nii et nüüd on Auguril eksimisruum lõppenud. Kuus minutit 58 sekundit on normaalaja lõpuni ning Augur enam vigu teha ei tohi. Muidu teenib Kosmos 10 meetri karistuslöögi, mis on väga soodus võimalus värava löömiseks. Andrei Antonovile siis ka kollane kaart, see on Auguri 3. Robert Veskimäe ja Sander Lepik on samuti kollaste kaartidega. Kosmose poolt Mihhail Šrubkovski, Erik Grigorjev. Karistuslööki asub sooritama Oleg Kaljurand, väljakul veel Šrubkovski, Grigorjev ja Paanin. Samuti väravat Koskin, aga tema hetkel olukorda ei tule. Kaljurand lööb, proovib tagumist ristnurka, aga väga selgelt mööda ja üle. Grigorjev tagasi Boskinile. Grigorjev, Kaljurand, Grigorjev. Anton tema vastas ja Grigorjevi löök, võimas löök, aga latti läheb see pall. Ja nüüd paistab, et Auguri kaitsjatel hakkab natukene sellest, terve mäng tegelikult on nemad ju kaitsvaks pooleks olnud ning ütleme, Kosmos on hakanud natukene hõlpsamini pealelöökideni jõudma, sellepärast et paistab, et Auguri meestel jalad enam nii värsked ei ole ja lõppkokkuvõttes see ju kõik jalgade värskuses kinni on, kas jaksad need väikesed sammud, tippivad sammud kaasa teha vastase ründajaga, kes palli ühele poole, teisele poole kõigutab või mitte. Kui ei jaksa, siis on vastasel võimalik löögile jõuda, nagu Grigorjev hetk tagasi ka seda tegi ning üldse mitte pahasti ei teinud. Pahasti ei löönud, aga Madis Rajando seda puhku küll sekkuda ei suutnud, aga väravalatt tegi väravahi eest seda puhku töö ära ja pall väravasse ei läinud. Kosmose aga jätkab rünnakut ning siin paarsada pealtvaatajat, kes Viimsi spordikeskuses seda kohtumist ka vaatamas, samuti meeskonda toetamas on ja sööt Grigorjevile pärale ei jõua. Natukene ambitsioonikas oli Nikita Tšernei lahendus tolles olukorras. Taska. Tšernei blokeerib.
Mossov paneb palli mängu, Kosmos tuleb taas, 6 minutit mängu lõpuni. Millal hakkab Kosmos kasutama lendavat väravavahti, see on nüüd ilmselt ka üks selline suur ja tähtis küsimus. Šrukovski, Krivošein. Ja mis see nüüd oli, sellest on muidugi ilmselt teab seda ainult Krivošein ise. Teistel on sellest keeruline aru saada. Küll aga Audi sisselöök Augurile. Lepik, Veskimäe. Ja kukub tolles olukorras, aga viga ei fikseerita, siin tuleb Kosmos ja võimalus on ja lõppkokkuvõttes nurgalöök sellest olukorrast näitavad kohtunikud. Mängitakse tagasi ja Krivošeini pealelöök läheb seda puhku selgelt üle. Rajando, sööt Veskimäele. Koskin püüab raskusteta pealelöögist, erilist jõudu ei olnud. Ning ilmselt Kaljuranna sööt, ristsööt värava ette, omadeni ei jõua, Auguril võimalik rünnakule tulla, Paapsi aga võtab natukene tempot maha ja Auguril on vaja nüüd natukene ise ka palli hoida, muidu on kogu aeg kaitses seismine. Taska lööb kaugelt peale ja siit teenib Augur endale karistuslöögis, on Kosmose teine viga sellel poolajal. Augur saab karistuslöögi. Vaatame, mis siis nende lahendus selles olukorras on. 4:59 mängu normaalaja lõpuni ja jätkuvalt rõhutan, et varsti peaks Kosmos hakkama mõtlema väravaht Mark Poskini 5. väljaku mängiva asendamise peale. Krivošeina Mossov kahekesti müüris. Veskimäe palli taga, lööb peale, Poskin tõrjub, pall on lahtine, latis käib pall ja Mossov lükkab selle värava eest minema. Oli seal nüüd väga lähedal Augur sellele, et too mäng lõpuks täitsa ära otsustada, sellepärast et tõesti 3-0 ei olnud kaugel ja 3-0 oleks selle asja ära otsustanud, sealt oleks juba olnud suhteliselt lootusetu Kosmosel loota, et nad veel välja suudavad tulla. Ja järgmine terav olukord, aga nüüd on tulemas Kosmos rünnakule ning Madis Rajando tõrjub taas, seda puhku oli 1-1 olukorras temaga Boris Podubnõi ning nüüd siis 4:50 mängu lõppu, kui Kosmosele kasutada nurgalöök, võtab meeskond ka time-out'i ning ilmselt pannakse seal nüüd see lendava värava taktika paika ja veel 1,2. 4:50 on normaalaja lõpuni, Kosmos on 0-2 kaotusseis ning võtab mõtlemisaja. Kas õnnestub kodumeeskonnal kuidagi siit veel välja vingerdada? Eks näis. Tuletame meelde siis veel see, et Auguril on tehtud 5 viga teisel poolel ehk et iga viga, mille nad nüüd edaspidi veel teeksid, selle pealt teeniks Kosmos 10 meetri karistuslöögi, mis on väga hea võimalus värava saavutamiseks. Nii et võimalusi on siin veel mitmeid, mis siin mängus juhtuda võib. Nüüd aga Auguri nurgalöök, pall pannakse mängu ja lendav väravvaht on väljakul, selleks on Mihhail Šrukovski, ta olles tumesinises vormis. Nii et Kosmos 5 4 Auguri mehe vastu. Vaatame, kas niimoodi saavutatakse edu. Kaljurand, Šrukovski, Kaljurand, tagasi Šrukovskile. Ääre peal on Tšernei, Šrukovski, Grigorjev ja Tšernussovit siit külje pealt otsiti, see ei õnnestunud. Tema lööb blokeeriti, Tšernussov, Grigorjev, Kaljurand, Šrukovski. Šrukovski tagasi Kaljurannale. Šrukovski, Tšernei, Šrukovski, Grigorjev, Kaljurand ja otsitakse Tšernussovit, aga liugleb olukorda Martin Taska ja lükkab palli minema.
nurgalöök Kosmosele, mis mängitakse tagasi keskjoone kanti Kaljurannale, Grigorjev. Kaljurand, Šrubkovski, pealelöök, blokeeritakse ning pall põrkab üle küljejoone. Kaljurand, Grigorjev, Tšernussov, tagasi Kaljurannale, Šrubkovski, Kaljurand, madal pealelöök, pall värava ees ja lööb selle nüüd klaariks, kas Veskimäel õnnestub kohe ka pealelöögini jõuda, nüüd proovitakse ja lõpuks on vajalik seal Šrubkovskil peaga sekkuda ning see pall minema suunata ning suudab Šrubkovski seal viimase mehena selle tõrje teha, nii et oli siin Martin Taska lähedal, et täitsa enda poole pealt värav lüüa, aga siiski natukene jäi puudu ning sellest ligi pooleteistminutilisest kaitsemängust nüüd Augur pääses, teeniti nurgalöök ja nüüd on võimalus natukene aega ise palli hoida, aga ilmselt pole tarvis olla siin hiromant, et öelda, et kohe kui Kosmos palli enda valdusse saab, siis Poskin väljakult kaob ja Šrubkovski sinna lendava väravahina tagasi tuleb. Pall jääb Auguri valdusesse. Poskin, Amosov ja Poskin andis palli Amosovile ning läheb juba ise välja, Šrubkovski väljakul tagasi. Kosmos taas viiekesti 4 Auguri mehe vastu ning Tšernussov tuleb samamoodi väljakule. Temagi on selle arvulise ülekaalu mängimise üks tähtsaid osiseid. Šrubkovski ääre peale Tšerneile, Šrubkovski ja ristsööt ja Posti lööb tühjast värava eest. Praegu Aleksei Panin oivaline võimalus tolles olukorras praegu oli, aga ei suutnud seda Kosmos väravaks lüüa, tühjast väravast ja lükkab Posti siin veel olukord korduses. Nüüd Rajando ei pidanud isegi tõrjuma, nüüd sai Augur ise nüüd sai Kosmos ise olukorra kahjutuks tegemisega hakkama. Oli Aleksei Panil oivaline võimalus see pall väravasse lüüa, aga ei õnnestunud ning mänguseis jätkuvalt 2-0 Auguri kasuks. Põhiturniiri võitja on 2 minuti 50 sekundi kaugusel poolfinaalseeria 1-0 juhtima asumisest. Tšernussov ristipall Šrubkovskile. Šrubkovski tagasi Kaljurannale, kes mängib siin selle ülekaalu viimase mehena. Grigorjev, Kaljurand, Grigorjev, Šrubkovski ja siin on mängitakse Tšernussovile, aga ühe puutega oleks pidanud lööma sealt Tšernussov, aga seda ei suutnud, nii hea see sööt ei olnud ning mäng jätkub 2.30 mängu lõppu, normaalaja lõpuni, rõhutame, ei ole siin mängu lõpp kindel, normaalaja lõpp on küll see, milleni ollakse minemas ning nüüd on vaja Šrubkovskil jääda väravasse, sellepärast et ei jõuduta vahetusse minna ja siin on nüüd olukord Kosmose jaoks kriitiline. Värava Šrubkovski on seal nüüd sunnitud väravas olema, ta ei saa vahetusse minna, et päris väravast Poskin väljakule tuleks ning Augur hoiab palli. Kosmosel on vaja väga intensiivselt survet teha. Anton mööda äärt edasi ning Paapsi saab tulla nüüd ja Grigorjev tema vastu ja Paapsi lükkab palli, lükkab posti ja sealt läheb pall üle otsajoone ja nüüd pannakse mäng korraks seisma, sellepärast et sealt kaotas üks Auguri mees mängusussi. Ja nüüd Kosmos tuleb taas rünnakule. Kaljurand. Tšernussovit nüüd enam väljakul ei ole. Panin, Tšernei, Šrubkovski, Amosov ning Kaljurand. Ka Grigorjevit pole väljakul. Tema on väga pikalt otse järjest mänginud. Läks vist korraks puhkama. Panin, Kaljurand, Amosov, Šrubkovski, Amosov. Nüüd on ümmargune praegu see Kosmose mäng. Intensiivsust ei ole. Kiirust ei ole mängus, pall liigub liiga aeglaselt, niimoodi ei saa seda Auguri müüri nad murtud. Auguri nelik keskel teeb aga vapralt tööd, proovib kõiki liinid, mis vähegi võimalik kinni panna. Kaljurand risti läbi, Šrubkovski aga lööb üle! 1.17 normaalaja lõpuni. Rajando pikk väljavise. Jääb pall Auguri meeskonnale, Paapsi, Veskimäe,
ja laseb palli out'i ning siis see lööb Kosmosele, kes paneb palli kiiresti mängu, aga nüüd mängitakse see pall hooletult lahti tolles olukorras Boris Podubnõi poolt ning see tähendab, et siis see löögi õigus läheb üle Auguri meeskonnale. Nii et tehnilise praagi tegi praegu Kosmos väga valusal hetkel, 1-0-6 normaalaja lõpuni. Kosmos vajab selle aega 2 väravat, et viia mäng lisaajale. Siin nüüd võitmisest normaalajal on juba keeruline rääkida, peaaegu võimatu. Aga jah, iga sekund, mis praegu Augur palli hoiab, on edu neile. Ja siit saab Kosmos rünnakule tulla Kaljurand. Ning tuleb sealt ja Rajando tõrjub selle palli. Pall aga jääb praegu jätkuvalt Kosmosele. Ja käega mäng oli selles olukorras Paapsile, aga seda ära ei loeta, see käega mäng oli juhuslik. Ning nüüd väravahi pall ja 33,9 sekundit. Nüüd paistab, et Kosmose šansid on juba väga-väga kasinad. Tšernussov. Voskin tuleb ise praegu, ei võeta enam lendavat väravahti, võetakse päris väravaht Tšernussov, Amosov ning Rajando paneb käe vahele, ei olnud isegi vist vaja. Pall läheb niisama üle otsajoone, 22 sekund, nüüd on mäng tehtud. Augur siit poolfinaali võidab, 2 väravat enam Kosmosel lüüa selle ajaga ei õnnestu, selles võib olla suhteliselt kindel, üheni äkki jõutakse, kui proovitakse. Kaljurand, Tšernussov, Kaljurand ning Paapsil jõugleb olukorda, siin on veel võimalus Amosovil, aga ei, aeg on läbi ning mäng on lõppenud ja selle mängu võidab 2-0 SK Augur Enemat ja asub sellega poolfinaalseeriat 1-0 juhtima. Põhiturniiril nende meeskond omavahelised mängud võitis Augur Enemat mõlemad 2-1, nüüd poolfinaalis ollakse taas vastamisi ning Augur Enemat võidab selle mängu väga pingelise, väga võitlusliku mängu 2-0. Kosmos proovis, mis ta proovis, aga ei suudetud Madis Rajandot Auguri väravas üle mängida ning mängu parimat meest nimetades tõesti ei saa Madis Rajandost praegu üle ega ümber, suurepärane esitlus temalt väravas, aga terve Auguri mäng oli päris hea, kõva kaitsemäng nende poolt, Kosmos hoidis enam palli, Augur asus kiiresti seda mängu juhtima Martin Taska ja Andrei Antonovi väravatest ning seejärel kaitses seda eduseisu ja kaitses vapralt, kaitses väga võitluslikult ja kaitses lõpuni ära ning võitis ka selle mängu ära. Aga nüüd ei ole veel kõik läbi üldse mitte ei Kosmose ega Auguri jaoks, vaid see poolfinaalseeria jätkub. Finaali pääseb 2 võiduga ning Auguril on võimalik see teine võit võtta esmaspäeva õhtul, kui 19.30 ollakse Kristiine spordihallis Tallinna FC Kosmosega uuesti vastamisi. Kosmosel omakorda aga võimalus siis pikendada toda poolfinaalseeriat 3. mänguni, selle jaoks peavad nad teise kohtumise võitma. Teises poolfinaalseerias Narva FC Unitedi ning Nõmme BSC Olübeti vahel võitis tänase esimese mängu Narva 8-2 ning tolles seerias teine mäng 5. märtsil ehk et järgmisel laupäeval õhtul kell 19 Kiili spordihoones. Nii too mäng järgmine laupäev kell 19 Kiilis kui ka esmaspäevane kell 19.30 Kristiine spordihoones toimub mäng Auguri ja Kosmose vahel on Õhtulehe otsepildis nähtavad. Aitäh tänaseks vaatamast, vaadake üle veel siin kohtumise parimad hetked, need olid tõesti väga head ja neid ei olnud üldse mitte vähe ning siis juba uues ülekandes esmaspäeva õhtul jälle taas nägemiseni. Õhtuleht saali jalgpalli Eesti meistrivõistluste lõpplahendust näitab võiduka lõpuni välja, kes iganes seda võidukat lõppu lõpuks nautida saab. Aitäh ja ilusat õhtu jätku!